kõik head börsijuttude kuulajad, taas kord alustab saade börsijutud investor versus kaupleja. Ja kus meil see kaupleja siis seekord resideerub? Tere, Märten. No siin Zoomis olen. Zoomis. Zoomis, no selge, väga hea. Siis sina oled Zoomis ja mina olen Zoomis ja räägime siis täna turgudest. Äh, Mul on tunne, et täna tuleb mõnes mõttes päris huvitav saade. Nii. Meeldetuletuseks neile, kes kuulavad esimest korda või ei teagi siis seda kontseptsiooni, siis meil on tavaks kuidagi nii, et me mõlemad mõtleme välja teemad ja jutupunktid ja küsimused teisele osalisele, aga omavahel neid kuidagi ei kooskõlasta. Nii et Markus ei tea, mida mina küsin ja mul pole aimugi, mida ta täna tahab jutuks võtta. Aga võib-olla natukene ikkagi on aimu või? Ma ütleks alguseks kohe ära, et salvestame siin 15. mai seda saadet ka, et siin mõne saatega oli see ajakohasuse küsimus, et kes tagantjärele kuulab, siis aasta on 2025. Jaa, väga Oligi. hea, vot see oli jah, paar korda olen saanud tagasisidet ja leppisime kokku, et ütleme selle alati alguses välja, sellepärast et paistab, et me räägime igihaljastel ja igavestel teemadel, nii et kui mõni kuulab 2 aastat vana episoodi, siis kui SB500 indeksi tase punktides läbi ei käiks, siis ei saakski aru, et on paar aastat mööda läinud. Aga ma tegelikult mõtlesin just, et ma peaks nüüd sinult küsima, et mis vahepeal on maailmas toimunud 2 nädala jooksul umbes niimoodi, et ma ei ole ise üldse kursis olnud, olen olnud rohkem õues ja elanud elu, ei ole uudiseid jälginud, natuke vaatasin, mis üleüldiselt Eestis toimub Rahvusringhäälingu kanali kaudu, sest ma hakkasin mõtlema, et mis see viimane oluline finantsuudis oli, mis minuni jõudis ja ma arvan, see oli mingi 3 nädalat tagasi Eestis olles, kui ma kuulsin uudistest, et teise samba raha võtsid välja ainult vaesed ja väheste investeerimisteadmistega inimesed. Ja siis lisamärkus veel oli, et see kulutati seal mingite telekate ja asjade peale ära, aga huvitav on see, et statistika mõttes minult keegi ei küsinud, mille peale ma selle kulutasin, et võib-olla ma saan siis siin statistikutele kohe öelda, et see kulus mul kuu ajaga ära seal Viru hotelli ja restoranide peale, et võib-olla peab seda statistikat täiendama, aga kas ma oleks siis pidanud 21. aasta lõpus selle raha hoopis panema pensioniks kasvama, mida siis eksperdid tol ajal soovitasid, ma ei tea, oleks saunumisse või ämplerisse või kuhu ma selle tol ajal oleks pidanud siis panema pensioniks kasvama? No nagu mina mingitesse väikestesse kasvukatesse, et sealt mõnusalt pihta saada. No nali naljaks, aga noh, ma olen varem jaganud ka, et tõstsin oma raha ka, siis mina tõstsin ta pensioni investeerimiskontole ja üks osa minust ütles siis seda, et kuidagi tuleb tegutseda kohe, et uuesti see raha reinvesteerida. Ja teine tarkus oli siis see, et midagi ikkagi paneks sinna ETF-idesse ka, et ma vähemalt 50% toona suunasin siis ETF-idesse ka, aga see selleks. Me tegelikult hakkasime rääkima vist päevakajalistest uudistest ja arengutest. Just. Kuule, tahaks öelda, et kui see oleks täpselt 1,5 kuud ära olnud, siis põhimõtteliselt ja me saaks graafikul joonistada ühe joone 2 punkti vahel, siis pole nagu mitte midagi juhtunud, on ju. Aga kogemata on ju selle viimase 1,5 kuu jooksul me tegime peaaegu –20 ja, ja tulime sealt siis tänaseks suhteliselt tagasi ka. Et kui me siin salvestame seda neljapäevasel päeval, siis SB500 indeks 2025. aasta algusest mõõdetuna on ka enam-vähem nina vee peale juba saanud, ehk siis seal nulli juures ja ei olegi enam üks vähestest börsidest, mis aasta algusest mõõdetuna negatiivset tootlust näitab. Aga ma ei tea, kas me neid makrouudiseid siin lahkame, ma arvan, et kuulajad ja vaatajad on võib-olla isegi paremini kursis, sellepärast et ega mina ise ka ei hoia igal arengul silma peal ja igal säutsul ja tweetil. Ma vaatasin, me saime Spotify'sse ka eelmisel saatele ühe kommentaari, sa lugesid seda või? Ei. Okei. Võib-olla see on küll natuke võib-olla poliitiline, aga kuna see on sinule suunatud, siis ma äkki loen selle ette, et võib-olla sa tahad midagi jätku mõtte öelda, et see siis kirjutas
Nime mul siin praegu hetkel ei ole öelda, aga kommentaar oli, et Märten, Trump ei jonni, vaid viib ellu oma valimislubadusi ja üritab seista ameeriklaste huvide eest ja vähendada Ameerika sõltuvust Hiinast ja nii edasi. Iseasi, kui hästi see tal välja tuleb. Lenno Uusküla kõrval soovitan kuulata USA enda investorite podcast'e, kes suudavad natuke objektiivsemalt suhtuda nende oma presidenti kui Euroopa äärealadelt tulev laussõim riigis, kus on võimule valitud poliitikud, kelle tõttu keegi enam ei mäleta, mis tähendasid sõnad majanduskasv, konkurentsivõime või muud sellist. ega ma ei oska, nagu mul ei ole mingisugust emotsionaalset seost. Võib-olla ma kasutan aeg-ajalt mingeid sõnu, jah, mis võivad jätta mulje, et mul on mingisugused hoiakud, on ju, selle seltsimehe vastu, aga mul nagu otseselt ei ole. Noh, see on väga teistsugune viis poliitikat ajada. Ja kui on nii, siis on nii, on ju, et noh, mina investorina katsun kuidagi kohaneda ja midagi sealt enda jaoks välja lugeda ja toimetada oma portfelliga ikkagi nii, et see püsiks nagu jätkusuutliku kasvutrajektoori peal, nimetame siis nii, on ju, et jah, noh, võib-olla ma aeg-ajalt kasutan seda väljendit ka, et see tariifide trall näiteks on ju, et noh, ma kuidagi ei mõtle seda ka nagu halvustavalt, sest et mõnes mõttes see on trall, on ju, kord ühtepidi, kord teistpidi, keegi täpselt ei tea, kuhu läheb. ja jah, las ta siis olla, võtame siis kuulaja kommentaari teadmiseks, et ega ma ei oska siin midagi kuidagi vastata või ma ei istu ühegi tooli peal, on ju, et ma ei hakka siin kedagi kaitsma või õigustama või midagi. Ei, seda küll, ei, see oligi eelmine saade, võib-olla selline lühike mõte ja ega me ei ole eriti poliitilised vist olnud siin kanalil, et see on kuidagi niisugune mõttetu võitlus, see avalik poliitiline debatt vist, sest see on alati niisugune 50-50. Vaata 50 enam-vähem, vähemalt USA nagu konservatiivid versus siis demokraadid, alati see on niisugune, et pooled, kui sa midagi avaldad, siis pooled on su sõbrad ja pooled vihkavad sind, on ju, et sest see on niisugune enam-vähem 50-50. Sinised ja No, punased. see on praktiliselt iga asjaga, see ei ole ainult ju poliitikaga, see on, kui sa oled mingisugune muu meelelahutusmaailma staar või sa oled ekstra edukas ettevõtja, on ju, siis täpselt samamoodi on ju, et ega kui sul heitereid pole, siis sa pole nagu reaalselt vist edukas. Vahest nagu öeldakse nii, on ju. Seda küll, jah. Aga ühesõnaga siis viimase kuu-pooleteisega polegi nagu midagi portfellis muutunud või? Kukkus ja tõusis tagasi ja No indeksite tasandil, kui me nii vaatame, siis on tõesti nii, et SB500 on nagu suhteliselt hästi taastunud, mis me oleme seal 4-5% kõigi aegade tippudest on meil täna SB500 osas puudu. Oma portfellis ma ei saa öelda, et ma oleks tippude lähedal, kuigi enam-vähem võib-olla see protsent on suhteliselt sarnane, et kui palju sealt tippudest puudu on, isegi mõned protsendid võib-olla, aga noh, ma olen ju ise raha sisse pannud ja pigem ma näen seda, et ma ikkagi pihta sain ju dollarist hästi palju aktsiahindade liikumisest ka, aga kuidagi see dollar hammustas kõvemini. Ja noh, oligi maru tore, et mul kohe tuli meelde, kui me eelmises saates rääkisime sellest või tegelikult juba varasemates saadetes ka sellest dollari riski võimalikust haldamisest ja eelmine kord sa küsisid, et kas ma siis võtsin midagi ette. Ma ütlesin ei, siis täna me näeme, et natukene on ju see dollari nõrgenemine järele andnud, noh, õige pisut, aga justkui see kiire dollari nõrgenemistrend umbes täpselt siis sai läbi, kui me seda eelmist saadet salvestasime, on ju. no see oligi hea, see, et ei tasu kiirustada, siuh-säuh kiirelt midagi teha lihtsalt selle hetke mingi emotsiooni põhjal, on ju, et noh, kui midagi hedge ida, kui ei ole konkreetset plaani. aga, aga jah. Ma ei tea, kus me siin minema hakkame, mul on päris palju jutupunkte endal kirja pandud, aga äkki alustuseks räägime siis läbi meie enda portfelli siuksed positsioneeringud, et mis me teinud oleme ja kus me täna istume siis oma portfellidega. Vahepeal sa mulle siin Instagramis kirjutasid, et härra kaupleja võtab short'e kõvasti, see oli kõigest paar päeva tagasi, kui turg näitas suuri positiivseid tootlusnumbreid. Markus, mis toimub?
Ja ei, seal mingi riili või asjaga seoses seal kirjutasime natuke, ma ütlesin ka jah, et ma olen viimasel ajal isegi shortidega rohkem teeninud võib-olla, kuigi, aga need on siis ainult päevasisesed, on ju, mitte üleöö hoitud positsioonid. kuigi kui ma vaatan, siis tegelikult ikkagi need mõned tehnoloogia pikaajalised positsioonid, Palantir, MicroStrategy, need on lihtsalt kasvanud orgaaniliselt nii suureks, et need on ilmselt ikkagi toonud põhilise kasumi viimasel ajal, aga anyway, hetkel on minul niimoodi, et ma olen mingi 40% pikaajaliselt investeeritud, aga see on siis kogu varadest 40%, mitte portfelli, mingist portfelli osast a la. Ja tegelikult raha rohkem käib sisse-välja siis lühiajalistes positsioonides. Ma vaatasin, et mu viimase kuu ajaga olnud umbes 100 tehingut. Tehingu all ma siis pean silmas sisse ja välja on üks tehing, on ju. Sest ma ei tea, kuidas nagu muud moodi seda üldse tehinguna nimetada, et lihtsalt ostsin juurde, tegin tehinguid, aga siis see nagu ei tähenda midagi väga ju, kui ei realiseeri või ühesõnaga umbes 100 nagu positsiooni lühiajalisi on olnud kuu ajaga ja ma vaatasin huvi pärast, et mis mul portfellis viimase kuu aja suurimad tõusjad ongi olnud Palantir pluss 40,5%, Sea Limited pluss 37, MicroStrategy pluss 34 ja vaatasin ka kolm suuremat kaotajat on kuu ajaga olnud Berkshire -5, Primo Brands -6,6 ja Pilgrims Pride -13. Need on mingid huvitavad tikerid, mis tegelikult need viimased kaks mul alles hiljuti sattusid portfelli, sest ma vaatasin, et mingi hetk mul sattus portfelli pigem mingeid kaitsvaid esmatarbekaupade ja kommunaalsektori mõned ettevõtted, aga suhteliselt vähe ikkagi, et endiselt tehnoloogiasektori osakaal pikaajalises portfellis on kõige suurem lihtsalt sellepärast, et nad on kasvanud, need, mis mul on alles portfellis olnud. Aga ega ausalt öeldes tegelikult see üsna suurelt rahasolek ja pigem lühiajaliste strateegiate jooksutamine on portfelli väga rahulikuna hoidnud, et mõnes mõttes isegi kuidagi elu on nagu rahulikum, et need liikumised portfellis üles ja alla ei ole nii suured, ilmselt absoluuttootlus võib olla nagu väiksem kui suurema volatiilsusega täielikult investeerides sõites, aga see on kuidagi stabiilsem. Okei. Väga huvitav. Aga sulle meeldib see siis väiksem volatiilsus portfelli tasandil absoluutnumbrites või? Ei, noh, see oleneb lihtsalt ajast, hetkel lihtsalt oli ja tegelikult isegi jah, nüüd tagantjärele teame, et turud põrkasid, rallisid, aga mul oli see positsioneering juba märtsist. Ehk siis tegelikult see aprillis ikkagi, kui volatiilsus väga kõrgeks läks, siis see kõik ikkagi mängis ilusti välja ja töötas. See, et ma olin rahas läinud, see, et mul oli lühikesi positsioone ja seda kõike haldasin. Ja võib-olla need, ma siin rääkisin nendest päevasisestest short positsioonidest, aga ka need pikaajalised shortid, mis mul olid, need on nüüd suures osas kinni läinud, aga mitte täielikult. Ma olen ikkagi mõndades sektori mingeid ETF-e on ka short'e. Ma praegu vaatan, on ju, et tervishoid saab siin eri põhjustel väga kõvasti pihta. Jah, aga see on seotud suuresti ka sellega, millised allokatsioonid mul mingites sektorites on, et kuna mul ei ole tervishoiusektoris aktsiaid, siis mul ei ole ka seal mingeid short positsioone, et mul on ikkagi tehnoloogias on mingi väike short sees. Ma tean, et see võib tunduda kohutav, aga see ongi volatiilsuse maandamiseks ja need shortid on mul pandud peale veebruari lõpp, märtsi esimene pool, mis tähendab seda, et ma olen andnud neile nagu ruumi liikuda. Osaliselt olen nad katnud ja kinni pannud siin aprilli-mai jooksul, aga mingi väike osa on endiselt lahti. Okei. Nii et
jah. optsioonikauplemine käib vana rada pidi. seal ei olnud mingisuguseid üllatusi siin selle volatiilsuse spikeidega seoses. noh, Üllatusi VIX on tegi kogu ju aeg. meeletuid hüppeid siin. Ja üllatusi on kogu aeg. Aprillis mingi aeg mul mingisugune call sai päris tugevalt sisse, aga üldiselt mingeid suuri muutusi ei ole. Mis oli huvitav aprillis oli see, et ma peaaegu sain margin call'i oma eBay kõige suuremal kontol, aga see oli pigem nagu eBay poolt mingi arvutusviga vist, et ka selliste riskidega peab arvestama, sest noh, tegelikult minu kontol oli kõik hästi ja milles see teema oli siis see, et noh, ma ju ei jälgi päeva sees, aga siis, kui need kõige volatiilsemad päevad aprillis oli, siis mul tuli telefonile see eBay äpi notification, et kuule, härra, sul on varsti margin call, on ju, ja siis ma võtsin muidugi asjad lahti, vaatasin, mis toimub, et noh, et ma teadsin, et see ei ole nagu võimalik, vaata, et mul on kõik asjad ikkagi väga täpselt hallatud. Ja mul oli sellel eBay kontol mul oli buying power 600 000 pealt järsult kukkus 2000 peale, kuigi mul ei olnud see hetk ühtegi tehingut ja mul oli piisavalt likviidsust, mul oli küll päeva sees siseselt margin kõvasti lahti, aga noh, ei olnud nagu põhjust, midagi ei olnud nagu muutunud. Ja siis ma tõstsin ühe 30 000 positsiooni ühelt eBay kontolt teisele. No lihtsalt müüsin ära aktsiad sellel kontol, et tekitada likviidsust ja ostsin kohe sama sekund siis teisel kontol tagasi lihtsalt, et see nii-öelda üle viia. Ja siis hüppas buying power kohe tagasi 900 000 peale. Ja kõik oli nagu okei. Ja siis ma hiljem X-i platvormil nägin, et keegi ütles sedasama, et eBay's järsult margin requirement muutus, sest eBay päevasiseselt kuidagi volatiilsuse tõusu tõttu tõstis ka neid nõudeid ja ilmselt mõni saigi margin call'i, kes väga piiri peal toimetas, sest mina ei olnud absoluutselt piiri lähedalgi ja minul tuli hoiatus. Aga ma pärast hiljem mõtlesin, et see võis olla ka võib-olla mõned CFD positsiooni tõttu, sest kui mul on samal kontol CFD positsioonid, need opereerivad natuke teistmoodi. Neil on vaja kogu aeg rahalist tagatist. Seal sa ei saa lasta kontot miinusesse, sest siis CFD-sid võidakse hakata likvideerima, sest CFD, noh, ta opereerib teistmoodi. CFD ei tööta laenatud margini peal, seal on see võimendus nagu see, et sul peab olema see rahaline tagatis ette näidata. Nii et nüüd edaspidi, ma ütlen lihtsalt lõppu ära, et nüüd edaspidi üks muudatus, mida ma teen teistmoodi, on see, et ma hoian CFD positsioone eraldi kontol eBay's. Kas sul on siis nagu alamkonto selle jaoks, eraldi alamkonto? Jah. Kui sa sellest rääkisid, siis mu esimene mõte oli see, et 2020, kui energiasektor kõvasti pihta sai, on ju nafta hind kukkus seal korraks negatiivseks ja nii edasi, siis ma oma portfelli pealt näiteks nägin seda, et päeva sees tõsteti ümber, ma ei tea, kuidas see eesti keeles, kuidas seda öeldakse, et mitme protsendi ulatuses mingeid aktsiaid võetakse arvesse tagatisvarana, et tavaliselt see on niisugune, ma ei tea, 50 või 75 või 100%. Ja siis mul olid mõned positsioonid, mille kohta kirjutati, et seda me nüüd arvestame kas ainult 25% ulatuses või ei arvesta üldse. Et põhimõtteliselt margin laenu osas on justkui selline olukord, nagu sul seda vara polekski portfellis, mis siis, et need olid mingid siuksed minu jaoks suhteliselt igavad dividendi aktsiad, mis said nagu pihta küll, aga võib-olla oli millegi sellega seotud see asi. Okay. Et kui üksiku instrumendi volatiilsus kuidagi väga suureks tõuseb ja see hinna liikumise ulatus, enamasti langus on hästi suur, siis per instrument, aga toona eBay saatis mulle teavitused iga selle instrumendi kohta. Ma tean, hiljuti oli MicroStrategy'ga see, et eBay saatis teate, et see nüüd väga ei loe. Kui Bitcoini volatiilsus vist tõusis, siis oli see, et see aktsia nüüd väga ei loe sul margini tagatiseks. Et no siis peab lihtsalt arvestama, et see positsiooni väärtus on suhteliselt suur kontol, siis ta ikkagi mõjutab palju seda tagatist. Et siuke lugu oli. Kuule, aga tegelikult ma eelmise saate lõpus siin hõiskasin, et meil kõik vaataja küsimused said vastatud, aga ma leidsin veel ühe, et sinu blogis oli veel üks ja
huvitav küsimus, et mitu saadet tagasi Ivar kirjutas, et kindlasti oleks huvitav kuulda näitlikult, miks mitte graafikut näidates, kuidas aktsia ostuotsuseid teete, mida loete ning jälgite, kuidas aru saada breakout'ist, buy and sell, candle stuff. Ma ühe TradingView koolituse all sinu blogis lugesin, et sa vaatad graafikuid õige mitu korda päevas ja noh, sa ilmselt seal päevasiseselt neid breakout'e ja candle stuff'i ei kauple, aga mõtlesin küsida, et miks siis investor nii tihti nagu mitu korda päevas seda TradingView'd avab, et mis sa sealt graafikutelt siis ise vaatad? Mul on vist nagu põhipoint, miks ma seda TradingView'd nii palju avan, on see, et kui mul on tehtud need vaatlusnimekirjad sinna, nad on kuidagi grupeeritud siis sektorite lõikes, regioonide lõikes ja ma ei tea, kui ma mitu korda päeva jooksul käin ja avan ja käin selle listi läbi ja vaatan indeksid ka läbi ja võib-olla muud varad ka siin on ju toorme poole pealt ja valuutad, siis mul on nagu tunnetus selle turu osas. aga kui ma ei käi päeva sees üldse, et ma näiteks, ma ei tea, hommikul ükskord vaatan üle, kuidas eelmise päeva lõpetas Euroopa, kuidas lõpetas USA, siis ma võin vaadata neid päevasiseseid liikumisi või küünla järgi, et mis seal siis toimus, aga ma ise nagu lihtsalt personaalselt tunnengi, et mul ei ole seda tunnetust, et mis see riskiisu on, kuidas mingites sektorites täna see liikumine on või praegusel hetkel on ju, et ma ei tea, mulle lihtsalt puhtalt selle tunnetuse omamiseks meeldib mitu korda päevas seda listi siis niimoodi läbi lapata. Okei. Sest ma ise mõtlesin selle küsimuse peale, et breakout, candle stuff, et tegelikult seda breakout'i saab väga erinevaid viise kaubelda või analüüsida siis tehnilise analüüsiga, et võib-olla see kõige levinum ongi see visuaalne, on ju, et ma võtan graafiku ette, ma tõmban sinna näiteks mingid horisontaalsed toetus-vastupanu tasemed, vaatan, kui hind konsolideerub vaikselt madala volatiilsusega külgsuunas ja siis tekib sihuke üks pikk küünal üles, on ju, läbi vastupanu taseme kõrgemal sulgub ja siis on nagu see breakout uuele tasemele, on ju, et see on sihuke levinud viis, kuidas seda vaadata, ehk siis visuaalselt graafikul horisontaalsete tasemete ja volatiilsusega, aga tegelikult breakout'i võib võtta ka ajalist breakout'i, näiteks 52 nädala breakout, et ta teeb oma ühe aasta uue new high, 52 nädala high. Ma tean, et osad vaatavad seda nii ja nimetavad samamoodi seda breakout'i, et ehk siis ajaline breakout. Sa ei vaata üldse nagu mingisugust tasemeid või visuaali, sa vaatadki, et kas ta tegi 3 kuu breakout'i, 6 kuu breakout'i, ühe aasta breakout'i. Ja siis võib-olla üks selline breakout, mis kohe tuleb meelde, et on Bollinger bändidega, mis võtab Bollinger, ma ise küll kasutan Keltneri kanalit, mis mõõdab volatiilsust natuke teistmoodi, vaatab neid küünalde pikkuseid ja siis seda päevasisest kauplemisvahemikku, aga Bollinger Bands, mis vaatab siis volatiilsust sulgumishindade muutuste järgi ja standardhälvet, siis seal on ka see, et kui kanal surutakse peenikseks kokku ja siis hind põrkab sellest või plahvatab sellest kanalist välja, kas siis üles või allapoole, siis on nii-öelda nagu volatiilsus breakout ühes või teises suunas. Et neid tegelikult võib kaubelda nagu erinevalt, et siin ei olegi nagu ühte õiget või vale No, ja lisaks versioon. on ju veel need tehnilise analüüsi mustrid, et on ju breakout, me saame vaadata kas sealt kolmnurkadest või pennantitest või lippudest või kuidas iganes eesti keeles neid kutsutakse. Et nende mustrite baasil ju ka saab argumenteerida, et aga otsime mingisuguseid breakout'e. jah, aga see on selline mahukas teema, et ütlen siin ära, et kes tahab minu Keltneri kanali meetodit rohkem avastada, siis 12 juuni teen ma Äripäeva Akadeemias 6-tunnise koolituse. Et jätan lingi selle saate alla, kes tahab seda kava vaadata. Aga jah, see on natuke mahukam teema ilmselt, kui siin YouTube'i saates seda ette võtta. Kuule, aga kui meil juba reklaamiminutid olid, siis minul tuleb esmaspäeval, mis iganes see on, 19. mai, siis dividendiaktsiate analüüsimise koolitus. See ei ole otseselt nagu mingi finantsanalüüsi veebiseminar,
aga pigem selline, et leida need kolm eri tüüpi või selgitada, et missugused on kolm eri tüüpi aktsiaid ja iga investori jaoks siis kuidagi sellised abiküsimused, et jõuda selleni, et missugused dividendiaktsiad võiksid olla just need, mis sinu portfelli kõige paremini sobivad. Et natuke niisuguse teise nurga alt ja praktiline ka, et vaatame siis erinevate tööriistade abil läbi, et mis siis hetkel need potentsiaalikad dividendiaktsiad olla võiks ennekõike siis ostuajastuste mõttes. kas sa selle teema puhul näiteks, küsin siis, kasutad ka TradingView hinnagraafikut või on seal pigem see, mis ettevõte, mis dividendipoliitika? Ja ikka on jah, see on, no ma püüan siis ikkagi, mida aeg edasi, seda rohkem seda kahe asja kombinatsiooni, et kõigepealt on ju, ma teen selle analüüsi, et mida osta, see on puhtalt siis niisugune ärianalüüs ja finantsanalüüs ja siis Mhm. teine otsus seal kõrval on, millal osta ja see on siis kaks komponenti, et väärtussuhtarvud ja siis tehniline analüüs, nii palju, kui ma seda vähegi oskan, on ju, mingite oma lihtsate asjade baasil No ja see, ennekõike just investori vaates on ju, et ma ei otsi seal mingeid nädala või paari kuu lõikes mingeid kiireid liikumisi, vaid pigem vaatakski jah, et minu otsused, ma tavaliselt investeerimisotsused teen noh, minimaalselt niisuguse 3 aasta perspektiiviga, et kõik need arvutused, mis ma läbi teen, siis ma püüan leida selliseid ettevõtteid, mis lähima 3 aasta perspektiivis pakuks vähemalt 12% aastas on ju oodatavat tootlust, see on see miinimumtase justkui. mhm. Sa kuidagi tagasihoidlikult ütled, et nii palju kui tehnilist analüüsi oskad, ma tegelikult arvan, et sa oskad väga hästi ja piisavalt palju oma metoodika ja stiili kohta, sest millest mina olen aru saanud, et see igasugune analüüsi vorm, vaata, olgu see fundamentaalanalüüs, tehniline analüüs, et mina vähemalt oma maailmas saanud aru, et see pigem on see, et kas sul on mingi metoodika ja mingisugune eeliseedž või mitte, et mina enam nii palju ei vaata alt üles ka neile, kellel on, ma ei tea, 30-40 aastat kauplemiskogemust, sellepärast et tihti see jääbki sinna 8-90-ndatesse, kus nad suutsid raha teenida ja nüüd nagu ongi lihtsalt analüütikud nii-öelda, et sellepärast see kogu see börsimäng on minu arust äge selles osas, et kuna turud muutuvad ja kõik see kogu aeg muutub ja areneb edasi, siis sa ei saa lihtsalt jääda loorberitele puhkama, kui sa kunagi teenisid raha mingi metoodikaga, vaata, et sellepärast mina kuidagi enam üldse, ma ei vaata ise ühelegi kauplejale alt üles ja ma kuidagi ei eelda, et keegi vaatab, ma ei vaata ka kellelegi ülevalt alla, on ju, et ma ei eelda, et keegi vähem kogenud peaks vaatama alt ülesse mulle, et ma ei tea, minu lihtsalt selline mõtteviisiline muutus selles osas, et see pikaajaline kogemus ei pruugi alati olla parem kui, ma ei tea, kellelgi mõneaastane kogemus, kui tal on mingi hea strateegia. no tead, miks ma võib-olla selle tehnilise analüüsi osas nagu olen humble või tagasihoidlik ja ei taha nagu väga palju kuidagi sõna võtta või väga enesekindlalt seal midagi väita, on suuresti sellepärast, et ma tunnen, et minu jaoks see on nagu toetav analüüsi tööriistakast. Et see ei ole see asi, mille pealt ma teen siis nagu ainsa sisendina oma otsused. Et pigem see põhisisend tuleb mujalt ja see on siis selline nagu natuke nagu final check võib isegi öelda. Et noh, praegu ongi hästi hea näide, et siin Miljoni klubis viskasin ise õhku, tervishoiusektor saab päris palju pihta. Merk, selline ravimitootja on ju noh, hästi selge langustrend. Alustasin sellest, et vaatasin, okei, aktsia on väga palju langenud väärtussuhtarvude valguses justkui väga potentsiaalikas. Finantsid vaatasin üle, tundus täitsa huvitav, eks seal on oma mured, on ju need patendi cliff'id, nagu öeldakse. aga vaatad seda graafikut ja siis saad nagu aru selle viimase ostueelse tšekiga, et noh, nagu ei ole nagu see koht on ju, et nagu miks praegu, et nagu midagi tuleb seal veel natukenegi ikkagi oodata ja lasta nagu rahuneda, et väga sihuke liftiga alla sõita. Kuule, aga midagi, millest ma ei saanud aru, kui ma lugesin su viimast blogipostitust aprillikuu kokkuvõtet, kus sa kirjutasid, mul jäi silma sihuke lause kohta, et keskmiselt saan ühes päevas umbes 30-40 turgudega seotud uudiskirja.
sul on nagu see postkast on nagu rämps postkast või et mis sa teed nende uudiskirjadega, sa ei jõua neid kõiki lugedagi. jõuan ikka, need on hästi paljud neist on lühikesed, seal on üks-kaks graafikut või on sellised, mis teevad mulle Twitterist või siis X-ist päeva kokkuvõtte, onju. Mm. Ja ma lihtsalt nagu scroll ingi need graafikud läbi ja kui midagi on huvitavat, siis ma on ju peatun sellel, lähen, võtan ise TradingView lahti, vaatan hästi sageli nagu, mis ma teen, et kui kusagilt tuleb mingisugune selline noh, sihuke, ma ei tea, lihtne graafikuanalüüs, siis ma lähen vaatan ja kui see pakub mulle huvi mingil põhjusel, siis ma lähen vaatan, kas ma suudan seda replikeerida ehk kopeerida. Noh, kui seal on mingi suhe, on ju, aktsiad versus kuld on näiteks tehtud suhtarv või aktsiad versus võlakirjad, siis mul on omal tehtud suhteliselt sarnased asjad, ma lähen kohe vaatan, kas mina näen nagu sama asja, kas mina näen oma ajaperspektiivis sama asja, mida need kauplejad näevad mingi päevasel graafikul või päevasisesel graafikul ja siis ma kuidagi saan enda jaoks teha mingid lõplikud järeldused siis. Aga jah, tõsi see on, et ma olen ennast kirja pannud jah, päris paljudele uudiskirjadele ja ma ei tea, mulle praegu see nagu nii sobib, et see info tuleb pigem postkasti kätte, kui et ma pean ise käima ja otsima kusagil ringiratast. Et noh, ma ütlen, et kui ma täna haldaks ainult oma portfelli vaikides kusagil siin metsa ääres, meil ei oleks ei seda saadet podcast'i ega ma ei oleks kusagil mujal, on ju, ei oleks seda investor kogukonda Miljoni klubi näol, kus ma tahan abiks olla, siis ma ei loeks kaugeltki nii palju uudiseid ja ma ei oleks nii palju asjadega, ei tahaks kursis olla. aga ikkagi jah, ma tunnen, on ju, et seetõttu, et ma neid asju mida ma täna teen, siis on teatud kursisolek vajalik ja nõnda on nagu lihtsam abiks olla teistele. ja, ei arusaadav jah, ma lihtsalt mõtlengi, et tundus päris palju, et ma ise püüan just kuidagi, et mida vähem, seda parem. No aga kui sa seal käisid mu seda blogipostitust lugemas, siis ma tahtsingi tegelikult jutuks võtta, et nüüd meil on olnud õige mitmeid neid niinimetatud breadth trust'e, ma ei tea, kas eesti keeles sellel on üldse mõni normaalne väljend või mitte, kui et ma ei tea, laienev tõusuhoog või mina ei oska tõlkida, sa oskad või? Turu sügavusest räägitakse tavaliselt breadth'ina, et on mingi turu sügavus, aga thrust on sihuke mingi, ma ei tea, turu sügavuse mingi põrge või surve või Lahvatus või ta ongi nagu sihuke, on ju. võib-olla jah. Vot ühesõnaga, meil on õige mitmeid selliseid need niinimetatud breadth trust indikaatoreid või signaale. Osad need tulid siis nüüd aprillis, said ilmsiks, mõni on siin tulnud viimastel päevadel. Degraafi breadth trust näiteks. Kas sa oled kursis nendega või mis sa üldse ise nendest arvad, oled sa neid kunagi vaadanud, kasutanud oma otsuste tegemisel? Ei ole eriti palju vaadanud ja ei ole tegelikult ka kasutanud. Noh, ma ei tea, see Zweig Breath Trust või midagi, millest sa vist ka kirjutasid. Ta on vist mingi väga pikaajaline. Ma ei tea, mis see, kui see signaal tuleb, mis see tavaliselt on olnud, see järgnev tõus ikkagi aastates mõõdetuna ju, mitte kuudes. No tegelikult siin ongi Zweig Breath Trusti puhul vaadataksegi 1 nädal, 2 nädalat, 3 nädalat, siis 1 kuu, 2 kuud, 3 kuud ja 6 kuud ja 12 kuud. Ja lüüakse siis kokku need positiivse ilmnemise või siis need võidumäärad on ju, millal see signaal andis eri ajahorisontides positiivse signaali ehk siis järgnes tõus ja millal mitte. Ja noh, see Zweig indikaator mulle endale sellepärast ongi meeldinud, et punkt 1, ta on nagu päris harva esinev asi. Siin viimase 70 aasta jooksul peaaegu, et 2 käe sõrmedel saame üles lugeda natukene rohkem. Aga kui me räägime siin nädala või paari kuu perspektiivis, siis ega see võidumäär on seal vahemikus sihuke 80+ on ju, mis on natuke parem kui tavaline selline aktsiaturu tõusu tõenäosus.
aga kui me räägime 6 kuud ja 12 kuud, siis ta on seni olnud siis nagu 100%-lise edukuse määraga. Ja täpselt samamoodi see Degraafi breath trust'i indikaator, mis on natuke jälle tahaks öelda, et võib-olla ta on rohkem investorile sobivam, aga samas ta jälle vaatab suhteliselt lühikest libisevat keskmist, ta vaatab nagu 20 päeva tagasi on see tagasivaateperiood. aga seal on täpselt samamoodi, et kui me räägime 6 kuud ja 12 kuud hiljem selle signaali tulekust, siis need kümmekond korda, mida me oleme viimase 50 aasta jooksul näinud, kui see signaal on siis ilmnenud, on see võidumäär olnud 100% ja aasta perspektiivis on pärast signaali ilmnemist on SB500 teinud +26% keskmiselt siis. ja see variatsioon on tegelikult, vaata, see on ka alati oluline, on ju, me räägime mingist aritmeetilisest keskmisest, aga see varieeruvus, ma kohe loen siin kokku, mul on see tabel ees, on 7 signaali oleme minevikus saanud alates 80-ndatest ja aasta hiljem on SB500 olnud kas +9 või +43 on see vahemik, on ju, ja keskmine on siis +26. ja, aga jah, esimene asi on see, et mulle just ei meeldi see, et on kahe käe sõrmedel ainult neid signaale olnud, sest minu jaoks see lihtsalt kvantina, see statistiline significance on liiga madal, nii et ma ei usaldaks seda edaspidi. See, et ta on mingisugune indikaator on andnud 100% võidumäära, nüüd on küsimus see, et mida ma teen selle signaaliga, et kas see tähendab seda, et ma lihtsalt viskan raha turule ja teenin head tootlust. Noh, ma ei tea, sa ütlesid seal midagi +26 on keskmiselt olnud ja ma ei tea, palju neid signaale on olnud, aga noh, ma ei tea, ma täiesti lambist praegu toon siis mingisuguse võrdluse, et ma võtan näiteks Bitcoini, ajalooliselt on olnud 20 signaali, iga kord, kui turg on kukkunud 20%, ma pärast seda teenin 260%. Kas see tähendab nüüd, et ma peaks seda hakkama signaalina võtma? Noh, ma ei tea, võib-olla, mina ei võtaks, on ju. Et minu küsimus on lihtsalt see, et okei, kõik need Swike, Breath Trust, kõik need on nagu indeksi SB500 mingid ostukoha signaalid, on ju. Aga okei, ma saan selle signaali täna, on ju. Aga mida ma nüüd teen? Nüüd ma lähen mingeid aktsiaid ju ostma. Ma pean ikkagi tegema mingi otsuse, mis aktsiaid ma ostan, millal ma müün nad, millal ma kasumit realiseerin või kas see Swike'i signaal tähendab seda, et nüüd ongi igavesti ainult üles, on ju. Ilmselt mitte. Mingi hetk jälle aktsiad kukuvad. Ja siis on okei, aga ära osta aktsiaid, osta lihtsalt indeksit, on ju. Aga indeks on ka tegelikult ju mingisugune ports aktsiaid mingisuguse valemi alusel, cap weighted, näiteks see tavaline SB500 võib ka olla equal weighted, kus kõik aktsiad on võrdses osakaalus. Üldjuhul vaadatakse ja räägitakse sellest, kus on siis turukapitalisatsiooniga need niimoodi arvutatud, et sul on tehnoloogiat rohkem, Apple'id, Microsoft, Nvidia'd on kõige suuremad ja siis väiksemad ettevõtted, neid on vähem. Ja just miks ma olen ise viimase paari aastaga läinud indeksist just aina kaugemale ja peaaegu täiesti ära unustanud on see, et statistilises maailmas, kui ma mõtlen kogu oma aastatepiksule uurimustööle, minu jaoks teeb see ebausaldusväärsemaks ja raskemaks indeksi kauplemise versus üksikaktsiad just see, et mul on indeksis veel mingi lisavalem, mis veel omakorda iga kvartal midagi korrigeerib, midagi allokeerib ümber, muudab mingeid osakaale. Ma saan seda üksikaktsiates, ma saan nagu valge lehe, ma saan nagu paberilehe, ma saan nagu ise panna kokku oma valemi, aga indeksiga ma panen nagu mingile valemile otsa teise valemi ja seal lihtsalt minu jaoks statistiliselt ja numbrites see ei ole nii robustne ja nii usaldusväärne kui mingi strateegia üksikaktsiate peal. Kui sa saad aru, mida ma mõistan su argumentatsiooni, jah. Et seal neid muutuvaid osi on liiga palju, neid klotse, mis veel oma nagu ise muutuvad, lisaks sellele, mida mina teen, on nagu kuidagi liiga palju või piisavalt palju, et minu jaoks teeb see nagu selle mängu keerulisem. Okei, no ma saan aru, ma ei tea, kas ma nõustun, aga ma saan aru, mida sa silmas pead. No jah. Aga hea küll, aga võtame siis mingisuguse signaali või indikaatori, kus on vaatlusandmeid rohkem, ma ei tea, 75 on ikka sinu jaoks vähe viimase paarikümne aasta jooksul.
aga nüüd on teine asi see, et kas see on võib-olla viimase paari aasta jooksul 75 signaali oleks parem, sellepärast et 20 aastat tagasi turud olid natukene teistmoodi, opereerisid, on ju, turuosalised olid teised inimesed 20-30 aastat tagasi, et ma neid signaale, mis toimusid aastal 2005, ei võtaks nii tõsiselt kui neid, mis toimusid 2023. Et aga siis seal me tekib jõuame see nüüd küsimus. no me jõuame selle paradoksini, on ju, et ma saan aru, et sa tahad rohkem andmepunkte oma analüüsi jaoks lühema aja jooksul, suurema sagedusega signaale, aga see tegelikult tõmbabki selle investeerimisperioodi kohe automaatselt lühemaks. Et kui mina otsin neid pikki signaale, mis räägivad nagu tõusufaasi või pullituru kas algamisest või jätkumisest, siis see on tavaliselt sihuke, noh, 2-3 aastat miinimum on see tõus, ulatub sinna, kui me räägime sekulaarsest pulliturust, siis me räägime paarist aastakümnest, on ju, noh, Ja suures plaanis. seal sul ei Et meil saagi on, olla palju signaale, sest et ei ole jah, olnud 150 aasta jooksul nii palju neid pulli ja karuturu muutusi, et sa saaks täpselt, tuhandeid. täpselt. Aga minul ongi see, et isegi kui ma nüüd vaatan 20 aastat, näiteks trendistrateegiat, siis ma tahan ikkagi näha tuhandeid, mitte sadu, aga võib-olla üle 1000 signaali. Lihtsalt ma saan seda testida kõikide tuhandete aktsiate, toormete, kõikide asjade peal mingit signaali. Et ma tahan ka pikaajaliselt, kui ma vaatan pikaajalist strateegiat, ma tahan näha palju signaale ja vot siit tuligi nüüd mul ka see mõte praegu ette, et miks mulle see indeks ei meeldi, et indeks on üks instrument. Ma saan, näiteks mul on mingi muster, mida ma ootan, et kaubelda. Mul on üks indeks, okei, meil on SB500, Dow Jones, Nasdaq 100 ja mingid veel, on ju. Aga põhimõtteliselt nad on väga korreleeritud, nad liiguvad väga sarnaselt, ütleme, et meil on nagu üks see indeks USA tasandil, siis SB500 ja ma ootan selles ühes instrumendis seda signaali, et nüüd osta või nüüd müüa või nüüd kaubelda, on ju. Aga kui ma võtan selle sama mustri ja panen selle 3000 USA aktsia peale, mis on listitud Nasdaqi ja Nüse platvormil, siis ma nüüd saan numbriliselt, statistiliselt, ma saan nüüd nii palju rohkem seda opportunity't vaata. Et indeksi, ainult indeksi peal nagu toimetades mul justkui jääb see opportunity cost, et ma pean nüüd ootama ja ma ei saa nii palju oma raha pööritada, kui ma saan üksikaktsiates seda teha, sest mul lihtsalt neid võimalusi on nii palju rohkem, 3000 korda rohkem. Jällegi, ma saan väga hästi aru. Personaalse investeerimise seisukohast ei saa öelda, et nõustun. ei, noh, väga hea, see ei peagi nõustuma, et jah, aga lihtsalt no need on minu mõtted. matemaatiliselt, statistiliselt ma saan väga hästi aru, mis sa See silmas pead. Jah, eks ta usaldusväärsus nii ja on. see sagedus ja see, et ma saan neid võimalusi üksikaktsiates sedasama mustrit versus ma ootan seda SB500 päevagraafikut, et nüüd, kui turg kukub -30, siis on ostukoht, on ju. Mõtle, kui kaua ma pean seda SB500 peal ootama. Aga nüüd, kui ma võtan 3000 aktsiat, siis põhimõtteliselt ma peaks iga päev nägema midagi, mis kukub niimoodi. Noh, näide lihtsalt, mitte et ma seda niimoodi ostaks. No vot, siis ma ei teagi, kas mul on üldse midagi siin öelda oma harva esinevate indikaatoritega, et ma ühe siin tahtsin veel jutuks võtta. Ja mõtlesin, et tegelikult ma annan sulle koduse ülesande. Et noh, mina investorina olen vaadanud siis seda, et on hea statistika viimased, mis ta on siis 30-35 aastat. Kui VIX on sulgunud üle 50, mis siis on üle 50 punkti, siis mis on olnud järgmise 1, 2, 3, 4, 5 aasta jooksul SB500 tootlus. Ja on kenasti see statistika olemas alates 90. aastast kuni 2025. 75 korda on seda juhtunud. Päris palju on need üle 50-sed viksid on, see on nagu klasterdunud, on ju, et kui ta juba korra seal on, siis ta võib seal püsida mitu-mitu päeva, kui mitte niisugune nädal-poolteist isegi. Et me saame õige mitmeid vaatluspunkte tegelikult justkui mingitest, no nad on kogunenud nagu klastritesse või gruppidesse, on ju, et nad ei ole ühtlaselt jaotunud selle 35 aasta jooksul. Aga jällegi see statistika on ka niisugune päris toetav pikaajalise investori jaoks nii 1, 3 kui 5 aasta perspektiivis, et need keskmised aktsiaturgude tootluse numbrid, mida me näeme pärast seda, kui VIX on sulgunud üle 50, need on nagu väga kenad, on ju, aasta lõikes
keskmine 35% tõusu 5 aasta lõikes 129, on ju. ma ei pea seda kodutööks võtma, sest ma nägin seda X-i platvormil ja ma küsin kohe ära sult, et 75 data pointi, aga kui sa nüüd 2009 ja 2020 sealt välja võtad, palju neid alles jääb? See täpselt seesama asi, see klasterdamine, mis sa ütlesid. Ma nägin seda ja mu kohe silma haaras see, et 2008, 2009 langus oli suurem osa nendest VIX-idest, sest VIX oli lihtsalt järjest päevadena seal kõrgel. 2020 Covidi ajal ja kui sa need kaks võtad maha, siis kogu see andmestik kuidagi laguneb laiali niimoodi, et põhimõtteliselt sa lihtsalt, see on minu jaoks, see on liiga väike sample size, seal ei ole minu jaoks mitte mingit statistilist. See on sul praegu päris hea point, ma vaatan seda tabelit ja tõesti mul on selline tunne, et ma praegu oma silmaga, kui ma haaran, kui ma võtan 2008, 2009, paneme kokku ja võtame 2020, et kas siit üldse midagi jääb alles. No vot, see on täpselt nii, et 2008 sobitamine jälle, et noh. Jah. Aga see ei olnud see kodune ülesanne. Kodune ülesanne on mul tegelikult hoopistükkis see, et lähme nüüd tehnilisemaks. Oleme siin võib-olla juba ajanud osade jaoks tehnilist juttu, aga noh, nüüd lähme tehniliseks. No Okei, see statistika on hästi lihtne ja pealiskaudne. Mind hakkas tegelikult huvitama see, et meil on siis VIX volatiilsusindeks. VIX volatiilsusindeks arvutatakse välja indeksi optsioonitehingute pealt, on ju. Teatud parameetrid on seal paigas, missugustel optsioonilepingute pealt see volatiilsuse indeks VIX arvutatakse, on nii, on ju? Ja, tead, ma olen seda üle lugenud ja chat GPT-lt ka küsinud, et tee mulle see asi lihtsaks ja seal on mingi periood, nüüd ma ei tea, kas ma täpselt mäletan, mitme päeva optsioone vaadatakse ja ta vaatab seda optsioonilepingu hindade muutust, volatiilsust ja arvutab siis, mis turuosalised optsioonituru järgi ootavad järgneva 30 päeva volatiilsus annualiseeritult. Täpselt. Midagi sellist, aga see, kas see oli 7 kuni 30 või ma ei tea, mis see päeva optsioonid, näiteks sinna alla ei lähe 0 TTI, need 0 päeva optsioonid ei lähe. Sinna läheb mingi perioodi need, jah, just. Nii, see oli soojendus, see oli praegu soojendus. Nüüd meil on VIX indeksile on olemas futuurid. Jah. Nii, kus iganes meil on tegu futuurlepingutega, siis me saame hakata rääkima sellisest asjast nagu term structure ehk siis futuuri kõver või kurv või kuidas me eesti keeles seda nimetame. No ma arvan, et võid nii nimetada, ma ei ole mõelnud selle peale. Ja kui ma nüüd vaatan seda VIX futuuride term structure'it, kuidas see on ajas muutunud, siis noh, loomulikult aprillis meil oli olukord, kus term structure oli langev ehk nagu inverse, ta ei olnud tõusev, nagu on tavaliselt arvatakse, et mida kaugemale tulevikku me vaatame, seda suurem on ebamäärasus. Aga sellistel paanikakriisi või müügilaine hetkedel kardetakse seda lähitulevikku rohkem kui kaugemat tulevikku. Ja kui ma vaatan siin 8. aprill, 11. aprill, 17. aprill ka veel see term structure oli negatiivne ehk langev või jah, langev saame öelda. Maikuus ta siis oli enam-vähem flat ja kadus see langus ära. Ja siis minu mõte oligi, et huvitav, et kas me sellest VIX futuuride term structure, sellest kõverast, kas me sealt saaks hakata mingisuguseid signaale välja otsima ja uurima. Sellepärast, et see tipppäev, mis mul vähemalt endal siin graafikule on maha salvestatud, on 8. aprill, kus kõige lühema otsa futuur, see on äkki ongi mingi 7 päeva oma siis nädalane, oli 40 kandis ja järgmine oli juba 30 kandis, et see allapoole langev kuju oli kuidagi nagu väga-väga järsk ja siis ma hakkasingi kohe mõtlema, et huvitav, et sealt annaks nagu mingit signaali arendada. Ma uurisin seda VIX term structure'it mitte väga ammu, mingi siin viimase poole aasta jooksul ma mäletan, et ma lugesin selle kohta, ma vaatasin seda, ma püüdsin sellest loogikast aru saada, et millal siis need
sellised Nassim Talebi-sugused fondid, kes panustavad järsule VIX-i tõusule ja volatiilsuse kasvule läbi optsioonides pikaks minemise putte ostes näiteks. Et kuidas nad seda term structure'it nagu jälgivad, aga täpselt ei mäleta, mis pidi need signaalid seal selle loogika järgi olid, aga ma mäletan seda, et ma ei leidnud sealt enda jaoks midagi, mida hakata edasi pusima või testima. Nii palju ma mäletan. Ma lihtsalt, okei. ma ei leidnud midagi sellist, mis oleks mulle tundunud sihuke usaldusväärne, et ma tahaks hakata testima ja kasutama. Okei. No minu esimene mõte oligi, et kui see kõver on langev, siis see oleks minu jaoks justkui signaal selleks, et hakata uurima nüüd edasi, mis selle kõveraga juhtub. Ja kui see kõver saavutab oma esimeses otsas mingi teatud kaldenurga, et kas see võiks olla hea aeg, millal võimaluse korral siis suuremalt minna, noh, mitte üksikaktsiatesse, aga a la on ju indeksisse või võimendusega indeksisse sisse näiteks. Okei, sa mõtlesid nüüd nagu ostusignaalina, Ostusignaalina, mina jah. just vastupidi, nagu ma ütlesin, mina uurisin seda hedge imise signaalina, et millal nagu putte osta ja nii-öelda langusele panustada, et hedge ida, kui see term Okei. structure pöörab. Aga noh, vaata, mina ei otsi sellistest signaalidest midagi, et siis ma hakkan intuitiivselt vaatama ja mõtlema, vaid mina otsin seda, et kas ma saan seda kuidagi kvantifitseerida ja ma lihtsalt ei leidnud, kuidas ma saaks seda kuidagi nagu enda jaoks signaaliks teha. Okei, arusaadav. Aga seda jah, seda niipidi, et millal seda ostuna kasutada, võib-olla peaks uurima, ma hetkel niimoodi käigu pealt ei oska seda rohkem kommenteerida. Aga mul on üks asi, mis ma lauda tahaks tuua, aga see ei ole väga oluline. On sul ka mingi teema veel? ei ole, võib-olla üks lühike eelmise saate ajal Youtube'is Tarvi kirjutas, et hei, küsimusi mitmeid alustuseks. Treider Markus, vist pigem sinu teema, kas räägiksid eraisiku IB minifutuuridest, mis nõuded ja nii edasi, aitäh. Et ma siit nagu mingit konkreetset küsimust endale tegelikult välja ei lugenud, et mis nõuded ja nii edasi. Ma tegelikult soovitaks minna CME lehelt lugeda erinevate futuurilepingute nõudeid, enne kui neid kauplema hakata, et need on sellised faktilised asjad, mis ka mina ise pean CME lehelt üle kontrollima, et need muutuvad ja nii edasi, et ma lihtsalt vaatasin, et SB500 E-mini futuuride puhul näiteks mikrolepinguid ma kauplesin kunagi ise, sest ma sain paremini positsiooni suurust määrata erineva arvu lepingutega, mis on väiksemad. Seal see margin hetkel jääb alla 2,5 tuhande dollari lepingu kohta, mis on tagatist vaja. Leping ise on 5 korda SB500 punkti, ehk siis hetkel 5 korda mingi 5800 äkki, mis on 29 000 dollarit, on sul see ühe mikrolepingu väärtus, on ju. Ja siis sul on vaja nagu 2500 dollarit, et liigutada 29 000 dollari suurust lepingut. Aga siis see E-mini, see õige päris leping, see on nüüd 10 korda suurem. Tagatist on vaja seal alla 25 000 ja lepingu väärtus on 290 000 dollarit ühe lepingu puhul. Aga igal juhul ma mingi konkreetset küsimust endale siit välja ei lugenud, aga nende nõuete ja futuurilepingute tingimuste kohta ma soovitan igal juhul CME lehelt otse vaadata, et need ei ole nagu midagi, mida keegi kuskil soovitaks. Aga Okei. mis see sinu teema oli? Mul oli sihuke teema, et ma ei tea, kas me saame laivis seda teha või mitte, aga ma tahaks, et sa vaataks kulla hinnagraafikut Nii, ja hea meelega kuulaks, kas sa näed seal midagi ja kui näed, siis mida sa näed. okei, aga ma võtan kohe selle ette siis. Okei, Märten pani siin mind on the spot, on ju, et ütles, et vaata kulla graafikut, mida ma ei ole tegelikult otseselt vaadanud. Aga noh, kui ma kõigepealt võtan siin nädala sagedusega nagu pikaajalise graafiku, siis on tõusul kulla hind pikaajaliselt. Kui ma vaatan siin viimased 2,5 aastat tagasi nädala sagedusega, siis ilmselgelt on kulla hind tõusul. Oli siin mitu nädalat, kuu aega tagasi lühiajaliselt üle ostetud ja nüüd tõmbub tagasi oma
libiseva keskmise poole. Kuskil X-il nägin, et keegi rääkis sellest buying panic nimetatakse seda või mis see teine termin oli, ühesõnaga, kus see tipus läheb lõpus, hind läheb järsult volatiilseks, niimoodi tõuseb ja siis on nagu muutub hästi volatiilseks ja tihti need on nagu pöördekohad. Aga kui ma lähen nüüd lühiajalisemale päevagraafikule, võt siin on paremini võib-olla see tipu volatiilsus näha, kus hakkasid järsult sellised hüpped. Ja siin on ta nüüd, ei saa öelda, et ta enam tõusul oleks. Et päevagraafik vaatab mul pool aastat tagasi ja siin hetkel on ta pigem pööranud just hiljuti langusesse. Aga nüüd küsimus on see, et kui mul on nüüd 50% ajast õigus, ütleme mündivise, et kas ta langeb siit edasi või pöörab tagasi tõusule, siis minu jaoks on igal juhul olulisem see, kuidas ma seda positsiooni haldaksin, mitte see, mida ma arvan siin sellest suunast või trendist. Noh, nagu mu iga teise positsiooni ja üleüldise kauplemise mõtteviisiga. Aga enamus sellest, mis sa rääkisid, sa lugesid välja selle graafiku ülemiselt paneelilt ehk siis nende Keltnerite joonte ja hinna enda pildist siis või? Jah, selles mõttes kui ma nüüd niimoodi kiiren, ma ei ole seda nagu pikalt vaadanud, kiirelt viskan pilgu peale, siis ma vaatangi põhimõtteliselt seda pikaajalist, lühiajalist graafikut, et mis on suund, mis on mingid horisontaalsed vahemikud ja mida hind hetkel teeb. Kas on üleostetud, ülemüüdud oma tasakaalupunktis libiseva keskmise lähedal, kus nõudluspakkumine on tasakaalus. Et see on see, mida ma vaatan. Et hetkel on see, et kui ma oleks nagu pikaajaliselt trendiga hoiaks, siis ma ilmselt veel kannataks ja hoiaksin, aga swing-kauplejana ma ei oleks siin hetkel pikalt sees. Kui ma just ei püüaks hakata nüüd mingit lühiajalist põhja ostma, siis ma võib-olla swing-kauplejana ostaks seda paari nädala perspektiiviga ära müüa. Aga pikaajaliselt võib-olla hoiaks lihtsalt läbi selle. Mul endale jäi silma, kui ma ise lappan neid graafikuid läbi, mul kulda kuidagi ei ole, aga ma olen siin kuulnud, et päris paljudel investoritel seda on portfellis, siis mulle jäi endale silma divergents on ju hinna ja RSI vahel. RSI oli sul seal vist alumisel paneelil olemas ka, et saate video tagasi kerida ja korraks vaadata ennekõike nädalase sagedusega graafikul, ehk siis minu kui investori jaoks nagu kuidagi olulisemal graafikul. Ja teine asi, et kui me vaatame kulla hinda või ütleme siis niipidi, et vaatame aktsiaindeksit suhtena kulda, siis seal ka see suhtelise tugevuse pilt on nüüd järsku viimastel nädalatel justkui muutunud, et kui muidu kuld näitas suhtelist tugevust, siis nüüd on vastupidi, et aktsiad näitavad suhtelist tugevust ehk aktsiad siis tõusevad rohkem kui kuld või langevad vähem kui kuld, oleneb siis päevast või oleneb, kuidas me mõõdame. Ja et ega muud ei olegi sihukest, ma mõtlesin, et võib-olla mõnikord on tore mingit konkreetset instrumenti, indeksit või vara koos vaadata graafikul ka ja vaadata, mis me siit siis välja loeme, et kuidas üks näeb ja kuidas teine näeb. No väga hea. Järgmine kord võtame mõned sinu lemmikaktsiad võib-olla ette. Mul paar tikerit on kohe peas, aga ei hakka neid praegu kohe välja hüüdma võib-olla. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.